Tervist! Selles videos reisin mina siis Eestist Olümpiale. Tegelikult eile sõitsin autoga Otepäält Paluperast rongiga Ülemistesse ja siis tulin hotelli, sest täna on siuke suht poolvara lend. Nii et ma ei tahtnud Otepäält tulla, et siis oleks pidanud liiga vara ärkama ja rikub unerežiimi liiga palju. Sinna lennujaama me lähme, vaatame äkki ajakirjanikud ootavad ka juba. Meie eralennuk või mis lennuk meil on, asjad ootavad, nii et alustame selle päevaga. Lähme kõigepealt võtame natuke süüa. Mu ees on siis müsli, võiku, mingi muffin ja siis apelsini mahla ja väga hea, võib lennujaama minna küll. Nüüd olen lennukas, andsin enda pagasi ära, see läheb otse Veneetsiasse. Õnneks me lendan ka otse sinna ja tegelikult ma ootan sõpra. Oodake, ma ootan sõpra. Ma pean sõpra ootama. Terve sats on koos juba. Nüüd on jah, mask ka ees ikka, tervist tuleb hoida nii palju, kui see üldse võimalik on. Aga ma andsin pagasi ära ja ma ei julge lennata, et ma lähen mööda maad. Aga tegelikult see on nali. Tere! Palun! Aitäh! See võiks. Minu käekell mingis videos nägite ka seda, läks katki, siis ma sain sõbralt uue. Mõtlesin osta, aga ta ütles, et kuule, ma väga ei kasuta, et savi, võta. Ja siis peale olümpiat saab vaadata, äkki ostab või midagi. Nüüd võid küll lennukile minna. Kas sa saaksid mulle viimased õpetussõnad või asjad kaasa anda? Kui ma meenutan oma enda esimest olümpiat, siis mina põlesin ereda leegiga, et sinul on nüüd ees teine olümpia ja minul endal õnnestus teisel olümpial nagu väga hästi. Nii et ma usun, et kuna sa enam ei debüteeri, sul on kogemused, sul on selles mõttes juba kindel teadmine. Nautida võib-olla on raske, aga selles mõttes hoia pea külm, tee oma asja ja reeglil, kui me oma asja teeme, siis tuleb ka parim tulemus. Töö on tehtud, nüüd tuleb see, ütleme, viimaste aastate töö ära realiseerida ja ma olen päris kindel, et hooaja parimad stardid on just olümpial tulemas. Aitäh sulle, ma jooksen lennukile. Sain kiiresti läbi. Mõtlesin, et ongi kõik. Mul on mingi 20 minti lennuna. Boarding on juba päris pikalt käinud. Aga lihtsalt see mingi masin läks katki või mingi aeg läks sellega edasi, nii et nüüd vist äkki jõuan. Juba hakati vaikselt kinni panema, aga saime. Siin on meie lennuk. Suht vist viimasena saangi peale. Veetsus ei jõud käia, aga vahet üle, lasen täis ennast. Võtan uued püksid. Kõik sinistes jopedes. Eralennuk ainult meile. Aivar tellis. Minu koht ka paistab siit. Hello there! Lennukis kõik tehtud. Saab lendama hakata mingi 3 tundi lendama. Nii et naudime. Kerge vetsu häda tehtud. Tore, nüüd saab magama minna. Ostsin endale siis siukse maski. Et see tõmbab ikka korralikult pimedaks ära. Siis saab korralikult magada. Vaatan, kas tuleb und, et head ööd. A few moments later. Nii, kohal me olemegi ja oi, mis ilm, vihma sajab, see on küll nukker. Nüüd tuleb tegelikult kõige suurem challenge on see, et kõigil on ju samad kohvrid. Mina küll sinna mingit kleepsu midagi pandud, et ma küll ära ei tunne teistega võrreldes. Nii et see puudu olema, hakkame jagama. Mul tuli meelde, et nüüd siin on nimesid peal ja tegelikult 3 tuleb, milline on sinu? Ei, tee keskmine minu. Okei, tee viimane minu siis. On või? Mul oli ka. See oli suht igav, kõigil oli õigus. See naine juhendas meid edasi, siis ma andsin talle Eesti pinni ja sain vastu. Ma ei oodanud tegelikult saada. See on lennujaama spetsial. Väga uhke. See on mu esimene pinnide kollektsioon algas nüüd siis. Nüüd on siis siin sama akrediteeringut kätte ja nii ongi. Veits peame siin ootama, passima. Aga vaatasin, Filipiini tüdruk võttis see pinnide koti välja. Tegi väiksed reidi temaga, et mul 2 juba kogu teenib. Nüüd siis veidi passime siin ja saime käe peale. Siin on kirjas Predasso, see on meie olümpiaküla. Ehk siis, kui me nüüd siit kuhugi edasi lähme, siis sealt selle järgi saadetakse nüüd bussidesse. NPC-d ootavad siin, me ei ootame. Tegelikult päris pikalt oleme oodanud juba, enam väga ei viitsi oodata. Meil on terve buss, kui juba bussi tulla, istuda kõige taha. Siin on kõige rohkem ruumi ka. Ma ei tea, kas keegi tuleb veel, aga siin on ainult meie omad, nii et päris mõnus. Äkki saan väikse une teha. Tegelikult lennukis mul ei tulnud und, nii et äkki vaatame. Aga päris rüve ilm on, crazy on, vihma sajab. Kuigi vist Valdi Femmes saab kui siukest lundu ja liiska lörtsi. Aga ma loodan, et ei siuke ilm küll ei jää, et tavaliselt seal on alati mingi räigelt hea ilm olnud. Kerge update on see, et passisin telos, siis magasin ja me oleme ikka mingi tunni kaugusel. Ilm on natukene paremaks läinud, aga
ikka on suht kole, aga ma vaatasin ka, et Vaide FM-ist lund sadas, eks siis seal on nagu täpselt siuke õige kraad, et liiga soe ei ole, et vihma saaks, aga meil ei ole isegi kilekat, meil ei ole siukest nagu varianti, et nagu ei tohi, see ei ole mingil juhul variant, et vihma sajab. Ehk siis ma loodan, et see ilm läheb paremaks, aga jah, ega midagi. Itaalias internet on, värke on, ei. Küll me lõpuks kohale jõuame, täna ongi nagu trennipäev ja rohkem midagi. Ja me jõudsimegi kohale, sõitsime midagi staadionist mööda ja jõudsime siia Olümpia külla, nii et vaatame, mis siin saama hakkab. Tundub, et juba saimegi Olümpia külla. Siin oli väike värav, kus kontrollite siis seda kaelakaarti. See oli olemas, siis võid edasi kõndida. Ja nüüd vaatame, mis siin saama hakkab. Äkki skännitakse kotte või mingi siuke asi võib olla küll. Pekingis oli küll mingi räige skänn oli kogu aeg. Ma ei tea, kas ma tohin seda tegelikult näidata, aga näe, siit pulle skänniti läbi. Jopost all sai, skännitakse siis siin niimoodi läbi ja saad läbi, siis tuled edasi. Ja loomul kadu Tremljuga on läinud. Tremljuga jäi kontrolli kinni päris halb, aga ma ei tea isegi miks veel. Seal uurin välja, aga küll ta siit ka lõpuks läbi lastakse, aga ta praegu ei saanud. Peame temata edasi minema. Tal see kaelakaardi mingi QR-kood, mida meil skänniti, see ei töödanud. Aga noh, just saab läbi ikka. Kirgi jalutuskäik ja me jõudsime kohale. Ma näen esimest korda enda tuba. Okei. Toome tule põlema ka, siis näeb ka. Pole paha. Aga tegelikult me ei näita seda. Ehk siis jõudsime kohale, see oli minu reaktsioon toale. Aga seda tuba ja kõike seda elamist, kõike seda ma näitan järgimises videos. Üldiselt reis, siuke täitsa pikk, ütleme nii, et mingi 8:30 algas, jõudsime kohale siuke kell 6. Aga midagi rasket selles mõttes ei olnud. Lennujaamas korra pidime passima, ootama seda bussi, aga bussis oli täiega palju ruumi, üli mõnus oli seal olla. Ja buss veits sõitis kauem, aga mitte midagi erilist. Õnneks ma võtsin ise võileivad kaasa. Nagu kui ma poleks võileibasi kaasa võtnud, oleks vist päris paasta olnud. Või siis oleks pidanud lennujaamas midagi ostma. Aga seal oligi siuke veits segadus, et ma mõtlesin, et äkki võib lähme juba bussi ja sealt ei teadnud, et äkki see buss saab kuskil peatuda poes, mis iganes. Aga võikud oli kaasas, sõin need ära, ostsin 2 vett, parimad 4 eurot, mis ma kulutanud olen. Streiga jänu oli bussis. Et jah, nagu mõnes mõttes täpselt siuke tavaline reis, nagu mingi võistlustel läheks, aga see buss oli suurem. Seal oli mugavam. Ma isegi mäleta, kas Pekingis, ma seda mõtlen, et kas Pekingis meil anti reisi ajal mingit süüa või mitte. Ma olen tunnet, nagu midagi anti. Sinna oli veel pikem reis, sest see lennureis oli juba väga pikk. Et selles mõttes siia polnudki väga midagi ja ajavahe on ainult 1 tund. Ja selles mõttes on temmis. Ja nüüd saingi juba õhtus süüa ja vaatan, võib-olla pärast lähen mingi natuke jalutan, avastan seda Olümpia küla. Siuke see reis oli. Aga teie reis on nüüd siis minna subscribe panna. Lubasin selle välja, et 10 000 subscriberi ja Instas ka 10 000 täis saanud, siis ma teen suure loosi. Sinna loosi ma panen siis enda võistlusnumbri, selle Olümpia maskoti, siis ma panen Eesti maskoti ja sinna hakkab asju juurde tulema. Et kui selle 10 000 täis saame, siis tuleb suur loos. Ehk siis pane subscribe, pane like, haibi seda videot, see on mingi uus asi YouTube'is, aga sa saad haipida, peaks mingi väga hea asi olema, nii et proovi seda. Igatahes loodan, et video meeldis. Selline oli reis Olümpiale. Homme tuleb siis video kõigest sellest, mis siin elamine on. Nii et näeme homme. Nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme. Pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli kombe. Aga nüüd